Tere, armsad külmaväristajad ja kikimoorde sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ma sain aru, Heidi, et kas sul ringvalgus ei põle või? Põleb. Aga tead, mis on häda? Ta on mul vale koha peal. Jaa, sa oled kuidagi hämaras. Ma olengi siuke hämareit. Ma võin kohe rääkida kriipist asjast, mis muga juhtus. Ma läksin eelmine nädal hambaarsti juurde ja arvates, et mul on põletik ja et ju ta kirjutab mulle antibiootsi enne, kui ta hakkab tegelema selle hambaga, aga ta ütles, et selle me tõmbame nüüd välja. Siis ta tõmbas selle välja. Iseenesest see tõmbamine ei olnud õudne, aga see tõmbas mind nii šokki alguses, kui sulle öeldakse, et hammas tõmmatakse välja. Ma tean, sa tegid ise ka hiljuti just läbi seda ilget jama ja see on nii õudne ja ma alles õpin rääkima. Implantaat pannakse ka, aga otse loomulikult mitte kohe, onju. Ja ma kardan seda hullult, et kui ma naeran laia häälega, siis see auk on näha ja see on teinud mind nii self-conscious minu naeru puhul. Meil oli eile Imagine Dragonsi kontsert ja seal sai nii palju nalja ja ma lihtsalt vahepeal pisarad silmas naersin ja siis ikka nagu mingi paned käes, issand, see on nii ja samas see on kuidagi nii pseudo, nagu siukseid asju juhtub ju inimestel. Juhtub. Ja ma täitsa tean, millest sa räägid pärast seda hullust siin. Ja. See on üsna nõme. Üsna nõme. Ma näitan siis algatuseks koera ka, ma eeldan, et ta on seal taga. Sõi pardifilee riba just ja mida me räägime, gurmee. Happy Pride Month, everyone! Ma kahjuks ei jõudnud Pride'ile ise, aga ma olin hinges kõigiga, kes olid Pride'il ja olen hinges mitte ainult Pride kuul kõikidega, vaid nii hinges kui kehas kõikide vähemuste poolt ja ka ise kuulun jobude vastu, aga ma ka ise kuulun hulka, nii et meie kuu. Ja selle puhul on mul üks lugu, mis lõpeb sellise huvitava twistiga, aga me leppisime siin, sul ei ole midagi kriipit siin alustuseks öelda? Palavan ja issand, ma hommikul käisin koeraga, mis hommikul päeval. Käisin koeraga väljas, mõtlesin, ma suren ära, ma suren ära, see ei ole normaalne. Aga lähme siis lugude juurde, kuna meil mõlemal on päris pikk lugu, siis me teemegi ilma poolitusteta, paneme algusest lõppu välja. Sirgelt. No vahepeal teeme väikse Patreonide. Ja tuletame meelde, et meil on fännarti üleskutse veel jätkuvalt käimas. Ülilahedaid asju on tulnud muide. Nii äge, ma juba taadata. Tähtaeg oli siis 15 juuni vist, nii et kui seda episoodi kuulate, on teil jäänud Patreonis kuulajatel 10 päeva, ülejäänutel 9 päeva. Nii et ja seal juba täitsa oli niimoodi, et vaatasid juba siukese pilguga, et see võiks nagu särgi peal minna. Ja, väga lahe, väga lahe. Et jumala andekad olete ja armsad ja tublid. Ma armastan meie kuulajaid. Nii äge. Aga lähme siis lugude juurde ja mul on, lähme täna meiega koos, mina viin teid Virumaale ja seal on üks selline tegelane kunagi eksisteerinud, keda hüüti hulluks graafiks. Ja algas see siis, kirjutas sellest Virumaa vabandage, ilmselt seda ei olnud kosta, aga koer raputas ennast. Ilmselt algas see siis, kirjutas sellest Virumaa Teataja 22. mail 35, õigemini 2 järjastikuses lehes, nii et siin on 2 artiklit kokku pandud, pluss siis natuke uurimistööd. Ja alustuseks siis kohe selline genitlev, manitsev liid. Kui meil praegu kodanikkude suust võib kuulda mõningaid saviseid väljendusi üldiste ühiskondlikkude olude kohta, siis tuleb sarnaseid kodanikke pidada ennemini küll lühinägelikeks kui arukateks. See ausalt öeldes kehtib tänase päevani.
kõikidel sarnastel virisejatel tuleks kord põhjalikumalt tuletada meelde kas või neid aegu, mis valitsesid meie maal vaevalt ühe inimpõlve eluea tagasi ja juba siis peaks olema küllalt selge, et sarnaseid saavutusi, milliseid eestlased selle aja vältel teinud on, keegi varemgi isegi loota ei julenud. Samuti väga päevakajaline, aga kirjutatud 35. aastal. Nii, ja jätkub siis, et praeguse omariikluse, praeguse ühiskondliku olukorra juures näib meile nagu uskumata see tõsiasi, et veel aastat 670 tagasi oli meie maa isevalitsemine pea täielikult saksa soost mõisnikude kihi käes, kes eestlasi, olgu siis linlasi või talupoegi, pidasid mingiks alaväärtusliseks klassiks. Noh, meie praeguses kontekstis siis vene soost, kas just mõisnikude, aga seltsimeeste käes. Nii, aga siis Vene võim siiski, me olime tsaaririik, on ju, tsaaririigi osa ja Balti-Saksa aadlikud siis olid tõesti siin mõisnikud ja siis üksikud aadlikud olid siis Vene valitsuse poolt nimetatud teatud maakohtade suuremateks võimukandjateks, näiteks kohtunikeks. Ja nad siin kasutasid siis loomulikult oma võimu täie julmuse ja omavoliga ja tegid siis maarahva elujärje väga kibedaks. Kohe läks jälle kasside tuppa. Laada, tule ära. Laada. Ta tahab sõber olla. Ta käis vett joomas seal, nagu sul endal ei oleks vett. Okei, nii. Ja järgnevana siis ma siis toongi teieni loo endise valla mõisniku krahv Tiesenhauseni kõmulugudest. Ja Tiesenhausen oli siis selline mõis, oli nagu Malla mõis ja omanik oli siis aastatel 43–58. Ja toona oli siis selline vald nimega Kunda-Malla ehk siis sidakriipsuga. Ilmselt siis oligi selle sama mõisa järgi saanud selle nime. Kunda-Malla vallas asus siis Malla mõis ja omanikuks oli siis krahv Hans Heinrich von Tiesenhausen, kes elas aastatel 1815–1860. Need numbrid on siin olulised, sellepärast, et kui ta oli selle mõisa omanik 58. aastani, aga suri 60. aastal, siis tasub meelde, et mis siin selle 2 aasta jooksul juhtus. Aga siis toonased või siis toona elanud eestlased veel mäletasid teda, et ta oli üks uhkeim ja käremeelseim mõisnik kogu Virumaal. Ja kuigi siis kogu Malla mõis oma maalade ega ka varade poolest polnud eriti jõukas, pidas siis krahv Tiesenhausen, keda siis kutsutigi hulluks krahviks, üleval ennast nagu Virumaa valitseja ja talitas siis muidugi sarnaselt, et praeguse mõiste järele võib siis teda õigusega nimetada hirmuvalitsejaks. Et alguses siis hakkas hullkrahv terroriseerima ümberkaudseid elanikke erinevate karmide määruste ja nõuetega. Nii pidi siis iga taluinimene, kes liikus mööda mõisa eest läbi viivat teed, võtma mõisahoone ees mütsi maha ja sammuma siis krahvi lähikonnas alandlikult paljastatud peaga. Toxic masculinity. Kui keegi aga seda nõuet juhtus unustama, siis vihastas see mõisniku niivõrd, et ta kas või isiklikult möödujal kallale tungis ja sellele samas ihunuhtlust jagas. Aga tema võimutsemine võttis siis hoopis laiema ulatuse, kui ta nimetati Vene võimude poolt Rakverre kohtunikuks ehk siis Haagrehiks, nagu toona siis rahvas õigusemõistjaid nimetas. Ja seda maja ajalugu ma nüüd ei jõudnud uurida, aga Rakvere kohtuhoone asus siis juba tollal samal kohal, kus meil praegugi on vangla ning ringkonnakohtu hoone, kirjutati 35. aastal. Kas see ka praegu olles on? Rakvere kandi inimesed palun kommenteerige ja andke teada, et ma ei jõudnud seda detaili üle kontrollida. Aga siis seal mõistetigi eksijate üle kohut, hoiti siis muidugi vange kinni ja jagati ka siis Haagrehi poolt määratud ihunuhtlust. Ja hullkrahv kasutas loomulikult ära kõiki neid võimupiire täie valjusega ja paljud siis Virumaa kodanikud said neil aastatel tunda, ma lihtsalt pean näitama, kuidas meil siin salvestus käib hetkel, sest et lihtsalt ei lasta alla. Väike musurull oled, väike musurull. Okei, nii. Et siis Virumaa kodanikud said siis neil aastatel tunda Malla mõisniku raskeid karistusi. Ja eriti kurikuulsaks ja karjatavaks sai siis hullkrahv oma sõitudega Mallast Rakveresse.
ja kuna Rakveres toimusid kohtupäevad igal teisipäeval, siis tähendas see seda, et kui krahv selleks päevaks alati 2 hobuse tõllaga linna sõitis, lasi siis ta seejuures oma kutsari hobustele sarnase kiiruse peale piitsutada, et loomad olid alati vahus. Ja nõnda siis rääkisid Kunda poolt inimesed, et kui krahv oli jõudnud oma sõidul Andja mõisa juurde, siis olnud hobustel juba esimene vaht maha aetud. Ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga see ei kõla midagi toredat loomadele. Ja siis Rakvere ja valla vahelisel teel nõudis siis krahv täie valjusega, et kõik teised teekäijad, olgu need siis teiste mõisate moonavoorid või üksikud talumehed oma raskete hobusekoormatega või ükskõik mis teised sõitjad, kõik pidid tema lähenedes teelt kõrvale pöörama ja läbisõiduks ruumi andma. Hästi normaalne käitumine. Ja kui krahv siis oma sõidukis mõnele teekäijale lähenes, hakkas ta juba eemalt karjuma eest ära. Ja kui sa siis ette julgesid jääda, siis oh sa vana. Ja muidugi ei olnud need teed nagu väga korras, see tähendab, et sul ei olnudki võimalik nagu kuhugi eriti nagu minna ja see oli nagu talumeestel nagu väga suur probleem, et kui sul on mingi suur puu või heinakoorem on ju, et kuhu sa siis lähed ja siis sageli oligi, et koorem läks ümber ja siis see vaene talumees pidi siis seal pärast krahvi möödumist uuesti kõik peale laduma. Ja sel ajal siis liikus teedel ka kümnetesse hobustesse ulatuvaid voore, et siis vahepeal need terved voorid olid kraavidesse ümber aetud. Ja kui mõni hobusemees õigel ajal ennast teelt ei jõudnud koristada, siis oli juba teada, mis teda ootab. Krahv kargas isiklikult vandudes sõidukist maha ja kui ta siis kohe mõned kõrvakeilud ei andnud, siis ta tegi takistaja isiku kindlaks ning kutsus siis järgmiseks kohtupäevaks Rakverre Haagrehti. Ja seal sõimas ta siis eksija talumehe veel korralikult läbi ja määras karistuseks harilikult 20 hoopi ihunuhtlust, mis siis ka vangla uuel kohe kätte anti. Ja kõige sagedamini said siis ihunuhtlust just Kunda ümbruse elanikud, kes krahvile jäid tihti jalgu, aga vitsahirmu said maitsta ka teiste valdade mehed, kes juhtusid Kunda poolsetel teedel liikuma. Näiteks ükskord sõitis siis Mõdriku mõisa voor heinakoormatega parajasti Aluvere-Arkna tee ristil, kui krahv oma kihutamisega neile järele jõudis, nii et mehed ei saanudki enam eest ära minna. Ja siis oligi krahvi otsus oli lühike, järgmisel kohtupäeval anti igale mehele 20 hoopi. Ja sarnase teo üle muidugi vihastas aga seesama Mõdriku mõisnik, kelleks oli siis kindral Kaulpaars. Võimalik tegelikult, et Kuulpaars äkki, ma olen võib-olla siin valesti maha kirjutanud, kes muidugi siis astus oma inimeste eest välja ja jäi siis hullu krahviga sellest ajast peale vihavaenlaseks. Aga loomulikult ei olnud muidugi see Mõdriku mõisnik ainukene, kes siis hullu krahvi selle vastu vihkas, kõik inimesed vihkasid teda. Ja ta oli ikka mingi täiesti kardetav kuju ja igasuguseid hirmujutte liikus tema suus ja kardeti teda nagu halba vaimu. Ja lõppes see sellega, et lihtsalt enam kohtupäevadel ei liigutud teedel, et kõik sõidud jäeti tegemata. Aga siis oli üks tüüp, kes otsustas, et tema annab hullule krahvile õpetust. Ja viiski oma kavatsuse täide. Selleks oli siis Varangu vallas Marino külas eluneva jõukama talupidaja poeg Madis Jurken. Ta oli seal toona siis 18-aastane. Aga juba oli ta tuntud oma üleloomuliku jõu poolest. Tugev mees, tugev suur mees. Ja kusjuures ta oli siis selle artikli kirjutamise ajal elus 87-aastane. Nii et hiljem me kuuleme ka Madis enda mälestusi siis sellest. Aga siis lugu oli selline, et nii kogult kui ka jõult võis siis Madis minna kas või karuga võitlusse. Ja hiljem siis, kui Madis kasvatas juba ka habeme, siis hakati rahvas hakkas teda hüüdma punast tooni habeme pärast Roosa Madiseks. Ja tema võitlus siis hullu krahviga oli siis selline. Ühel talvel olid siis Varangu valla mehed parajasti puukoormatega tudumetsadest teel kodu poole. Jõudsid juba sinna koduvalla lähedale ja siis tegid Arkna silla juures asunud kõrtsuus väikese peatuse ja mis seal ikka, võeti natuke viintsi poissi ja Roosa Madis, kes oli ka sama hobusega seal teiste juures, et siis tema siis seal kõrtsis ütles, et davai, et kui paar kortlit viina ostate, et siis ma peksan hullu krahvi läbi. Ja kuna oli teisipäev ja viinutškit oli võetud, siis ja kõik vihkasid seda hullu krahvi niikuinii, siis nad olid mingi do it man, do it.
ja Madis siis võttis selle viina niimoodi klõmatas sisse endale. Teised voorimehed läksid eest ja Madis jäi natuke maha, et siis üksinda nagu krahvile ette jääda. Ja Essu silla juures jõudiski siis krahv sellele voorile järele ja hakkas muidugi karjuma seal, et tehke tee vabaks. Aga Madis siis oli viimane sõitja ja siis tema ei kavatsenudki kõrvale pöörata, ta oli siuke plaan. Ta oli siis pannud koorma otsa paraja roika ja jäi ootama. Ja kui siis krahv nägi, et mingi vastuhakkamine toimub, siis tema muidugi hüppas oma saanist maha ja tormas siis kohe Madise kallale. Madis muidugi oli oodanud seda ja siis nad hakkasid jõudu katsuma. Aga eks see hull krahv oli vist ka päris siuke kõva mees, nii et seal tükk aega madistasid kuni lõpuks siis jõudu katsuma kõlab täpselt niimoodi, nagu kaks venda said tee peal kokku ja siis näpivad üksteise muskleid lihtsalt niimoodi fiilivad. kus on see jõud, las ma katsun see Jah. jõud. Aga toimus siuke madistamine. Madistamine, nii. Ja siis lõpuks siis Madisel õnnestus madistada krahv ikkagi maha, aga küll täie jõupingutusega. Surus siis krahvi teele pikali ja siis võttis oma selle roika sealt ja hakkas siis materdama. Ja algul siis hüüdis krahv kutsarit appi, aga siis Madis keerutus korra kaigast ja kutsar oli nagu mingi no thank you, not my circus, not my monkeys. Ja siis ta siis sealt tagus seda krahvi rahulikult ja eneseseletuse järele siis hiljem oli krahv valulaina karjunud, aga pärast ainult ähkinud. Igal juhul oli siis krahv pooluimaseks pekstud, jättis ta siis hoopide andmise järele ja ruttas põgenema ja ta lükkas oma puukoorma siis ka teelt maha ja andis hobusele piitsa ehk siis tegi jälitamise ka nagu suht võimatuks. Et ta oli suht hea hobune, sest ta oli jõukamast talust ja krahv ei jõudnudki talle järele ja siis pääseski tundmatuna põgenema. Ja selleks ajaks olid ka teised voorimehed kadunud, nii et enam ei olnud nagu krahvil nagu kellelegi peal oma viha ka välja valada. Ta muidugi tõotas verist kättemaksu ja kui ta oleks Madise kätte saanud, siis oleks muidugi Siberisse saadetud. Pani kõik rattad käima, et oma kallaletungijat tabada ja isegi seal puukoorma juures oli valve väljas nädal aega, et äkki tullakse järele ja jääb siis vahele nagu. Aga keegi teine ei andnud ka Madist välja ja siis jäigi see avastamata see lugu. Nii et väike võit maarahvale. Aga teeme siis väikse kõrvalpõike, enne kui me Madise juurde tagasi tuleme veel sinna selle Haagrehi tavaliste karistuste, ihunuhtluste ja asjade juurde. Ehk siis lisaks vanglakaristusele oligi siis väga tavaline asi ihunuhtlus ja sellepärast võeti siis vangla juurde ametisse 8 Eesti soost noormeest, kes siis täitsid peksusulaste kohuseid. Ja kui kohtunik määras siis mõnele kodanikule teatava arvu hoope, siis need peksusulased hüppasid talle kallale, võtsid kinni, murdsid pikali ja osad siis hoidsid meest kinni ja teised siis andsid nii palju hoope, kui vaja oli. See peksusulase amet tundub täpselt siuke hea stressileevendus. Ma arvasingi, et sulle see meeldib. Ma võin sulle anda ka juhtnööre, et selleks siis tuleb sul võtta pajuvitsad, kimpu siduda, et siis nad ilusad verised jäljed nagu järele jätavad paljale ihule langedes. Ja siis pärast saab pilti teha. OnlyFansi panna. Seina peale. Peksusulaste OnlyFans. Peksusulaste ülemaks oli keegi Lutsu nimeline eestlane. Tema oli siis eriti kuri hoopide andmises ja ka siis tema sai siukseks kurikuulsaks ja temalegi vannuti mitmel korral kättemaksu ja ükskord viidigi siis Haljara juures täide, kus siis talumehed said ta juhuslikult kätte, peksid Lutsu peaaegu vigaseks, aga kuigi suurt mõju see tema peale siiski ei avaldanud. Aga huvitav asi juhtus pärast seda, et pärast seda oli ta siis vintis peaga hea mees, aga kaines olekus oli ta ikkagi nagu sama kuri kui enne. Ehk siis ta oli siis oma ametiaja lõpuks nagu harjunud selle peksmisega nii ära, et kui ta mõnda aega veits ei olnud saanud kedagi nagu nuhelda, et siis ta käis nagu haige ringi. Et aga seal oli ka väike siuke nagu tärnik, et kõikidele ei tohtinud ihunuhtlust anda. Näiteks tüdrukud alla 18-aastased, üle 60-aastased vanakesed, valdade talitajad, haritud isikud ja siis veel mõned seal, kes keda ei tohtinud vitsutada.
Et kui nad seal midagi valesti tegid, siis tavaliselt said mingi väikse vanglakaristusega, mis siis Rakvere vanglas ära kanti ja vangla kord tundus olevat väga lõbus. Sest et õhtul käisid siis vangid vabalt linnas ringi, külastasid tuttavaid ja siis, kuna vanglas oli igav, siis nad viisid vanglasse kaasa viina. Kambrites tehti veits joominguid, löödi tralli ja eriti olnud siis joomingud moes just talitajate erikambris, et kuna need olid ikkagi jõukamad talupidajad, võisid siis endale ka mõningaid lõbustusi lubada. Vau. Aga siis ohtralt tarvitati sel ajal ihunuhtlust noorsõdurite või siis nekrutite võtmise juures. Rakveres oli määratud siis kord vastava komisjoni ülemaks sallamõisnik parun Harpe, kes siis liikus noorte kroonumeiste hulgas ringi nagu vanakuri ise. Ja kui mõni nekrut juhtus oma tulevase elu kohta ütlema mõne märkuse või oli võtnud südame kinnituseks viina, siis oli parun kohe juures ja tõmbas sellele kriidiga märgi selga. Ja siis see märgitud mees toimetati kasakate kätte, kes siis võtsid nuudid ja hakkasid siis peksma. Aga see peksmine ikkagi lõpuks lõppes halvasti, et kord siis peksti üht jõhvimeest, kes oli kihelkonnakooli haridusega ehk siis haritud inimene. Ja tema siis andis kohe asjast teada Peterburis elavale vennale ja sealt läks siis juhtum kõrgemate isikute ette ja tagantjärele siis taandati Rakvere komisjon päevapealt ja nekrutite võtmine siis katkestati seniks, kuni uus komisjon, mis tuli siis juba Peterburist. Lada! Kohale jõudis. Lada, tule siia. See nüüd on meie uus kikimooride reaalsus, ma ütlen teile. Nii. Kusjuures nekrutite ja selle koha pealt huvitav, ma täna tegin just väike eelteade siis, et meil tuleb tagasi Mis värk sellega on podcast ja esimene osa oli Sõdurilehe podcastiga koos, collab. Ja siis meil olid täna just 2 Kaitseväe Akadeemia kadetti olid stuudios, mis oli väga tore. Nii et tänapäeval ei nuudita kedagi, et Kaitseväkke võtta. Lada, tule siia. Nii, aga lähme edasi. Malla Krahvi kohta nüüd siis ja ka teiste nende lugude kohta, mis ma siia ette tõin, oskabki siis pikemalt rääkida. Seesamane Madis Jurken, kes siis 35. aastal oli 87-aastane ja tema siis mälestused ulatuvad väga kaugele ilmselgelt. Sel hetkel siis 35. aastal oli ta siis praegusest eluvoolust tagasi tõmbunud ja veetis päevi oma kodutalus. Aga reporter kirjutas siis niimoodi. Aastate hulga peale vaatamata võib aga vanakesest tunda siiski ära endist tugevajõulist Roosamadist. Ja kui ta nüüdki oma piibu popsutamise vahel laseb mõne jutu lahti, siis on see nii selgesti meeles, justkui oleks ta seda alles eile näinud kuulnud. Jumal, miks see nii seksikalt kõnab? Seksikas Roosamadis. Ja kuna siis oli mainitud juba enne ka, et ta oli siuke jõukam talupidaja, siis tal oli ka igasuguseid muresid toob kaasa, on ju, mida jõukam sa oled, seda more money, more problems. Ja algul oli ta siis Undjal 6 aastat talitajaks, siis oli 6 aastast Katelal ja siis sama palju Varangul kohtunikuks kusjuures. Nii et ta teab vanu kohtulugusid ka väga hästi ja mäletas väga hästi, kui siis Haagrehil keelati ihunuhtluse andmine ära ja kuidas siis rahvale ikkagi kõik olid nagu mingi finally we're done. Aga vallakohtunikele jäi siis ikkagi see ihunuhtluse paragrahv püsima, et nendel oli siis ikkagi see õigus kuni 25 hoopi määrata. Aga pigem nad hakkasid siis seda kasutama siis varaste juures, kes siis liiga julgeks läksid. Ja siis anti oma 20 hoopi ära ja siis saati mööda teed külast välja. Ja kihelkonna kohtunikuks oli Madisel metsniku mõisnik parun Üksküll, meie Üksküllide suguvõsa, kes oli aga väga tubli mees, et Madis ei suutnud teda veel ka seal vanaduseski ära kiita. See parun siis püüdis oma õigusemõistmise juures täiesti kaotada ihunuhtlust ja ei sallinud siis ka seda, kui tema alluvad kohtunikud lasid seal vitsakimpudel liiga agaralt vuhiseda, siis tool veereb ära. Ja Madis siis mäletas muheda meelega ühte juhust, kus parun kihutas vallast välja need isikud, kes tema peale käisid kaebamas, tema siis ehk Madise peale. Nimelt siis mõistis Madis ükskord 2 vargale, kelle nimeks olid Jüri Pohl ja Juhan Veelane, kes olid võtnud siis Põdruse mõisa väljalt kartuleid, 20 hoppi ihunuhtlust ja hakati siis rehealuses karistust täide viima.
Madis ütles siis peksjatele, et eks te lööge esimene hoop ikka tugevalt, et kisa kostaks välja ja siis seejärel veits pehmemalt, onju. Ja peksjad siis tegidki käsu järele, aga siis sellel hetkel just parasjagu läksid sealt rehemajast mööda tolleaegne kooliõpetaja ja vallakirjutaja ja nad läksid siis Madise peale paruni juurde kaebama, et see laseb nagu moe pärast peksta. Aga siis selline kaebamine vihastas parun Ükskülli täiesti välja ja ta andis meestele käsu otsemat teed valla piirides kaduda ja eks nad siis läksidki kiiremas korras ja siis seetõttu isegi Põdrusel koolitöö peatus, sest et uut õpetajat ei leitud nii kiiresti. Aga kui siis reporter püüdis seda hullugrahvi peksmise lugu nagu veits nagu uurida, et mis seal siis ikkagi oli, et siis ta tegi mingi, ma ei tea sellest midagi. Pigem hakkas ette lugema kasvõi 10 arvatava peksja nimesid, aga ise kinnitab, et tema ei teinud. Aga reporter oli ikkagi suht kindel, et tegemist oli Madise endaga, sellepärast et ta oli oma sõprade seltsis ikkagi väga mitmel korral nagu sellest üksikasjalikult ise rääkinud omal ajal. Et ehk siis sellest ei olnud nagu mingit kahtlust, pigem tundus, et Madis lihtsalt veel kartis Krahvi viha nagu sellel veel vabas Eestiski pärast seda, kui Krahv oli tükk aega juba surnud. Pärast tuleb kummitama. Jah, just. Ja siis on siin siuke lause. Temale on ju meie iseseisvuse aastad jäänud hulga võõramaks ja kaugemaks kui need ajad, mil ta ise täies noorusjõus ringi liikus ja oma elu elas. Mis on täiesti, ma saan jumala hästi aru, nagu lihtsalt nagu mingi, times are changing, I m old. Ja kunagi peksin Krahvile läbi ja mis nüüd võib saada, kui ma seda tunnistan. Madis väitis, et ta oli saanud hilisematel aastatel hullugrahviga suht hästi läbi. Et kui Krahvil oli viinaajamisel otredes puudus olnud, siis oli ikkagi Madis selleks meheks, kes käis teistes mõistetes otre kokku ostmas. Aga kuna ta opereeris isiklike rahadega, siis ikkagi veits kasu läks talle nagu taskusse. Ainult ühe korra oli pannud siis Krahv Madise 3 päevaks Rakvere vanglasse istuma ja seal oli huvitav põhjus. Sel talvel oli sadanud siis väga palju lund ja Madis siis pidi ajama talitajana kogu valla välja rookima Krahvile maanteed puhtaks, et too saaks Rakverre sõita. Aga see hobune jäi ikkagi lumme kinni ja siis sealt see karistus tuligi. Ja hullugrahvi võimupäevad siis lõppesid, aga päris kaunis traagiliselt. Ta oli läinud siis vastuoludesse peale kohalike mõisnikega ka Vene valitsusega ja ühel päeval siis saabuski valitsuselt käsk, mille järele Krahv pidi paari päeva vältel riigipiiridest lahkuma. Ma arvasin, et kukkus salapäraselt aknast alla. Ja siis oligi Malla mõisas kõva jooksiv põgenemine alanud. Mõisa loomad aeti Rakverre, tehti kiires korraks rahaks, kõik viljatagavarad müüdi maha ja õhtul enne lahkumist tuli siis Krahv veel mõisa kööki ja istus siis pingile Madise kõrvale ja ajas siis sõbramehe moodi juttu ja ütles, et ma lähen paariks päevaks ära ja siis see paar päeva kestis nagu veel, kestab tänaseni ühesõnaga. Aga siin siis see artikkel lõpeb sellega, et lisamärkusena olgu veel täiendatud, et Malla mõisa Krahv Tiesenhausen oli sama mees, kes sai Tallinnas hakkama omaaegse suurema skandaaliga. Nimelt oli ta vastuollu sattunud tolleaegse Eestimaa mõisnikude seltsi esimehe parun Dellinghauseniga ja vastavalt oma ägedale loomusele tungis ta viimasele Tallinna tänaval kallale ja peksis ratsapiitsaga läbi. Kui ma selle juhtumi üles leian, siis ma räägin sellest pikemalt, aga igal juhul ta heideti mõisnike seltsist välja. Aga nüüd me jõuame siis selle huvitava hullugrahvi eelloo juurde, et enne kui ta oli hullgrahv, oli ta siis Peterburi kõrgseltskonnas hoopis teise ja hoopis natuke teistsuguse ekstsentriilise kuulsuse kandja. Sündis ta siis 1815 aadli perekonda ja õppis koos tuntud luuletaja Mihhail Lermontoviga Junkru koolis. Ja nad siis kuulusid mingisse grupeeringusse, mille nimi oli vist mingi Numiidide eskadron või mis iganes, kui see nüüd on mul õigesti tõlgitud, mingi sõpruskond ühesõnaga. Pange nüüd siis tähele ja lugege ridade vahelt sõpruskonda, kelle ulakad, rituaalid ja kiindumussuhted ületasid sageli toona sallitud meheliku sõpruse piire. Ma räägin, et katsusid üksteise muskleid. Happy Pride Month! Ja Tiesenhausen ja Lermonton olid väga lähedased
ja Tiesenhausen oli Lermontovi isiklik inspiratsiooniallikas ja ta on isegi siis, see poeet on pühendanud talle oma kuulsa homoerootilise alltekstiga luuletuse. Tiesenhausenile ongi siuke pealkiri. Tiesenhausenu ja siis see pärast ma proovin seda luuletust tõlkida, aga see on siis siuke ihaline ja siuke tuline ja seda on väga palju siis Lermontovi uuringutes käsitletud, seda luuletust, sest see on siuke nii vastuoluline. Ja mis see seksuaalne identiteet siis Tiesenhausenil olla võis, et see nagu ikkagi kirjanduse tasemele ei jäänud, et tema karjäär, ta oli ohvitser ikkagi, karjäär väga ootamatult pöördus, sellepärast et 38. aastal saadeti ta laiali siis Grodno husaaripolgust ja süüdistuseks oli jutumärkides moraalne laastumus ja armuafäär mehena tuntud, mehega, kelle nimi oli siis Novosiltsev, kes oli siis hilisem Venemaa mehaanikateaduse mingi tähtkuju. Ja taoline suhe siis muidugi oli tsaari Venemaa sõjaväeringkondades mitte küll päris haruldane, aga see oli arusaadavalt väga-väga represseeritud, eriti kui see nagu ametlikult kuhugi jõudis. Nii et kui sa olid seal Peterburi salongides ja see seksuaalsus nagu väljendus, et siis kui sa jõudsid mingisse Eesti tavalisesse provintsi, et siis see võis nagu ühesõnaga, ma arvan, et selle Hullograafi eellugu näitab väga hästi või noh, on nagu see põhjendus, miks temast sai Hullgraaf. Ta oli küll abielus muidugi ja naisega ka 10 aastat noorema Luise Johanna von Knorring, kelle isa siis ostis Malla mõisa sellel 58. aastal ära, siis kui tuli see käsk Peterburist, et Hullgraaf peab lahkuma. Ja ilmselt see naine jäi sinna ikkagi elama, kui tema isa selle ära ostis, sest et kui isa suri, siis ta pärandaski tütrele, nii et ma arvan, et see naine jäi maha ja see Tiesenhausen lihtsalt ise nagu põgenes ja ta suri vaid 45-aastasena, ta ei lahkunud riigist, ta suri Kurnal. Nii et, aga ma ei suutnud leida, kus ta siis see 2 aastat või kas ta oligi seal Kurnal või ühesõnaga, see nõuab natuke rohkemat tööd ja aega, kui mul oli. Aga ja, et mulle väga tundub, et see Hullograafi metsik käitumine seal Malla mõisas ja need sadistlikud kalduvused ei olnud nagu ainult nagu võimuiha mingi tagajärg, vaid ikkagi mingi siuke väga sügav sisemine tõrjutus ja eneseviha ja et kui ta noorena oli hästi kirglik ja ikkagi omas ajas piiride ületaja, et siis Eestisse jõudes pidi ta alla suruma selle, kes ta on ja aga ühesõnaga see luuletus siis püüdsin seda, ma leidsin venekeelse versioonis, ma püüdsin seda nii chati kui translate'i abiga mitmesse keelde nagu nii inglise keelde kui eesti keelde, kuidagi siis ühesõnaga ei saanud head versiooni, aga noh, mingi versioon on siis niimoodi. Ära pöörita oma silmi nii nõtkelt, ära keeruta oma ümmargust tagumikku, ära tee nalja nõtkuse ja pahedega, ära mine teise mehe voodisse, ära lase teda oma voodi lähedale, ära löö kätt naljaga või tõega, tea kaunis tšuktoonlane, et noorus ei sära kaua, isegi kui sul armuke kuldmünti viskab. Tea, et kui Jumala käsi su peale murdub, kõik need, kes täna su jalge ees paluvad, suudluse magus niiskus ei võta su igatsust ära ja siis see viimane rida on inglise keeles oligi siin tõlgitud kokk aga eesti keeles siis on, see oli translate'iga, kuigi siis kuke otsa eest sa oma elu annaksid kuke ots. Happy Pride Kuke ots on tore sõna, mida võiks edaspidi kasutama hakata. Issand, kui palju ma võtsin meie saate ajast ära, aga ma ütlesin, et mul on pikk lugu, nii et oli. Aga ma arvan, et see oli siis ka seda väärt, sest et Pride Monthile väga-väga sobiv lugu ja kusjuures ega ma ju alguses tahtsin lihtsalt teha lihtsalt Hullusgraafist, et see, kui ma hakkasin Genist pärast vaatama, et kus ta siis oli või mis ta sai, siis seal Genis oli kogu see info nagu selle kohta, et ta oli Lermontovi armuke ja siis ma olin nagu mingi Happy Pride! Nii et see oli nagu väga äge siuke puent sinna lõppu, et ma olen väga rahul sellise avastusega. See oli lahe.
aga Aga meie nunnud meie nunnupallid on aeg. on aeg. Kui te ei tea, siis meil on Patreon. Patreon.com/kikimoorid. Sealt te saate meid otse toetada. Tänu teie toetusele see saade püsib sellisena, nagu ta on ja areneb ka pidevalt edasi. Me loodame, et see nii on. Ja sinna me paneme oma saatemärkmed, seal te saate valida saate teemasid, saate saated varem kätte, boonusosad on seal täies mahus saadaval. Igast muud boonuskraami on ka, aga peamiselt isegi kui te ei saa meid rahaliselt toetada, mis on täiesti arusaadav, it's fine, siis tulge subscribe'ige ikka, sellepärast et me paneme sinna ka tasuta sisu üles ja ka meie igasugused uudised tulevad seal alati esimesena välja. Ja igast saate soovitusi me ikka seal tegutseme. seal ikka üht-teist toimub ja. seal ikka üht-teist toimub ja pluss, kui sa oled Patreonide toetaja, siis saad ka meie merch'i poes www.kikimoorid.ee soodukad, aga selleks peate siis juba Patreoni minema ja selle koodi välja kaevama. seal kuskil. see on seal kuskil ja igas saates me siis täname ka isiklikult teid kõiki, kes te olete meiega ja suur-suur aitäh VIP-külmaväristajatele, kelleks on Hindrek, Keit, Mumme Olgergeist, Pilleriin. Aitäh Kikide sõber kodutute uudised ja aitäh külmaväristajad Agnes, Anett, Ann-Li, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell Lillemojiga, Krissu, Diana from the Moon, Elin, Elizabeth, Endre, Erika Edlin, Erki, Friida, Käti, Krets, Heili, Helen, Heleri, Hundipika, tema armastatud nunnupalli tiigri käpajäljed, tema hingeliblikas sinine ja sulgudes I still love you hüüumärk ja siis on see emoji. Nii, jätkuvalt aitäh Ilona, Iiris, Jaanika, Kairi Ghost emojiga, Karina ja ütleme kätte Austraalia ja siit sa võid võtta need rasked kõhiga nimed. Ma võtan need rasked kõhiga nimed. Aitäh Kati, Kats, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kratu, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, Liina, Malle, Marta, Merle, No Name, Regli, Shirley, Silvia, Sirel, Tondistev, Valgesiil, Väike Päike ja Ülo. Aitäh teile. Ja kuna aeg armutult tiksub, siis Heidi, mine siit edasi mulle. Mul on kohe siin selles mõttes nagu väikene kõhklus ja kahtlus, et kumma loo ma nüüd võtan. Lähme Lätti ja loodame, et me ei ole lugu teinud. Davai. Selle Läti loo saatis mulle väike nunnupall, armas Madis. Aitäh, Madis. Ja see lugu räägib siis sihukest lahedat juttu. Kuidas siis esimene maailmasõda ja sellele järgnenud vabadussõda jätsid Läti ühiskonna mällu väga suure haava. Absoluutselt. Sest et sõja ajal ju kasvas kuritegevus järsult, eks ole. Ja kõrge kuritegevuse tase püsis siis ka esimestel iseseisvusaastatel ning sellest sai siis Läti korrakaitseorganite üks peamisi prioriteete. Ja ka Latkales olid siis kriminaalkuriteod, röövimised, mõrvad, vargused, paljude elanike igapäevane reaalsus. Ja kuigi olukord hakkas tasapisi normaliseeruma, levisid siis 1923. aasta märtsis Lutsa maakonnas ja kogu Latkales kiiresti teated Rubetšnika poolmõisas toimunud traagilistest sündmustest. Sul on ka mõisalugu. Mul on ka mõisalugu. Meil on mõisasaade. Poolmõis. Poolmõis. Ja, igal juhul. 13. märtsi varahommikul saabus siis Lutsa maakonna toonase Zvirgstene appi, ma nende nimedega lähen täna konkreetselt hulluks, kandke mind maha, aga ma püüan. Kihelkonna Tsotorka küla elaniku Makaria Morotsovi juurde.
Said hakkama. 19-aastane Dominik Zolga, kes töötas lähedal asuvas Rubensnika poolmõisas. Ja tema sõnul oli poolmõisas toimunud mitme inimese mõrv. Mõlemad mehed siis suundusid sündmuspaigale, kus nad leidsid hukkunud. Ja seal olid siis 60-aastane perenaine Maria, tema tütred 20-aastane Jevdokia ja 17-aastane Anna, 19-aastane poeg Makarja ning 50-aastane töömees Frantsi. Ühesõnaga terve hunnik surnukehi oli seal ja peagi saabusid siis sündmuskohale ka korrakaitsjad, kelle ees siis hinnates sündmuskoha kirjeldust avanes väga õõvastav vaatepilt. Mõrvatud töömees Francis lamas põrandal ja pea oli tal vastu seina, jalad suunatud keldri poole, lamas selili, vasak käsi oli eemale lükatud, parem käsi rinna all ja pea all põrandal laius suur vereloik. Ja järgmisena leiti siis eesukse juurest Maria surnukeha, kes oli riietatud töösärki. Seal samas läheduses risti üle lävepaku lebas ka Jevdokia surnukeha. Ja tema oli siis kõhuli, jalad ja suurem osa kehast asusid eestoas, pea ja väiksem kehaosa ka seal toas. Ja pea ümber põrandal taaskord suur vereloik. Parem käsi oli siis rindade all, vasak välja sirutatud. Siis järgmise ohvri, Anna surnukeha leiti voodi alt. Okay. Ja see oli siis niimoodi, et voodi serva alt paistsid vaid jalad kuni põlvedeni. Ehk siis ülejäänud keha oli voodi all, lihtsalt nagu jalad olid väljas. Ja tema pea ümber oli samuti suur vereloik. Kõlab nagu neid oleks sätitud. Natukene. Ja nagu teisedki ohvrid oli ka Anna riietatud ainult töösärki. Ja järgmises ruumis lebas siis voodis külili Makarja surnukeha, nagu eelnevatki ohvrid, oli tema ka ööriietes, palju jalu. Ohvri kaela paremal küljel oli sügav lõikehaav, millest voolas verd. Elus välja, kui ta voolas? Ma ei tea, võib-olla siis oli veel, varsti saate teada. Igal juhul Makarja surnukeha lähedal seisis veel üks voodi, mille otsa juurest leiti siis ka mõrvarelv. Mis sa arvad, mis see olla võis? Nuga siis ma eeldan. Ei, milleks? Kirves. No, teine pakkumine oli õige. Verepritsmetega kirves. Ja rünnaku ajal said siis erineva raskusastmega vigastusi, aga jäid ellu peretütar Irina ning 2 töölist. Juba mõnitud siis Dominik Sõnja ja siis tema 14-aastane vend Konstantins. Ja enne Lutsa haiglasse toimetamist andsid siis vigastatud töölised politseinikele väärtuslikke tunnistusi, kinnitades, et jõhkra kallale tunge pani toime mees, kellel nimi oli Anfal Stokarevs. Okay. Ja ellujäänud said osad seal selliseid vigastusi, mis olid nagu veits eluohtlikud. Ja Irina näiteks oli võimeline enda tunnistuse andma alles 3 nädalat pärast kõike seda toimunud. Võt nii, ja kannatanute ütluste põhjal siis õnnestuski uurijatel taastada sündmuste käik. Ja see käik oli siis selline, et 23. aasta 12. märtsil ilmus sinna poolmõisa perekonna juurde siis Tokarevs, kes siis kehva enesetunde ettekäändel soovis ööseks nende juurde jääda. Ja külalise soovile tuldi vastu. Umbes kella 11 paika õhtul läksid kõik maja elanikud magama. Ja vaatamata vigastustele õnnestus siis mõlemal õel Tokarevi eest põgeneda, samal ajal kui mees jooksis järele perenaisele, kes oli just voodist välja hüppanud. Selle aja jooksul jooksid siis Irina ja Jevdovka ja kõrvaltuppa ja püüdsid uksi barrikadeerida, ehitasid seal, et ei saaks uksest sisse see tüüp. Aga Jevdokia vigastuse tõttu see ei õnnestunud ja siis tapja murdis end siiski sisse. Ja sel hetkel suutis Irina temast mööda lipsata ja kööki põgeneda ja köögis juba viibisid need 2 töölist, kes siis ellu jäid. Need vennad.
ja hirmust ründaja ees rebisid need vennad köögipõrandalt lauad üles ja hüppasid keldrisse, mis on nagu minu meelest jah. Ma ise ei tuleks selle peale kohe. Kuhugi peab ju peitma, aga kelder tundub siuke, et seal ei ole sul kuhugi enam taganemist. Sealt ei ole enam kuskile edasi minna, jah. Kööki jäänud Irina püüdis siis sissepääsu lukustada, aga see ebaõnnestus ning ruumi tungis kirvega Tokarevs. Irina järgnes vendadele ja hüppas samuti hirmunult keldrisse, kuhu ründaja talle järele tuli. Aga väikeses madala laega pimedas ruumis ei suutnud see suur tüüp kogu oma jõudu kasutada. Küll aga õnnestus tal siiski seal viibinud inimesi raskelt vigastada. Sellest hoolimata suutis Irina siis keldrist põgeneda ja tormus ühte magamistuppa. Tokarevs järgnes talle, lõi teda kirvega pähe. Meeleheitlikult end päästa püüdes jõudis Irina taas keldrisse, kus ta kaotas teadvuse. Ja keldris olid jätkuvalt ka siis meie need vennakesed. Pärast mõrvade toimepanemist läks Tokarevs, võttis kaasa endaga siis sellele perekonnale kuulunud revolvri, 2 palveraamatut, kullatud taskukella, nahast mütsi ja lahkus sündmuskohalt. Ja tema järgmine sihtpunkt oli raudteelase Adam Lumanovski ja tema abikaasa Maria kodu. Seal palus ta 3 klaasi piima, mille eest asus siis röövitud nahast mütsiga ja siis suundus ta edasi Resekne poole. See on mingi tore Läti koht jälle. Keerulise nimega. Vot, ja sellele teabele tuginedes siis peeti Tokarevs kinni ööl vastu 14. märtsi politseinike ja raudteepolitsei ametnike koostöös ja ta tabati siis Riiast Silupe suunas liikunud rongivagunist, mis siis parasjagu viibis 2 jaama vahel ja mõrvar ei varjanud, et oli teel oma sünnikohta. Tokarevi riietel ja kätel olid silmnähtavalt vereplekid ja tema juurest leiti sellele perele kuulunud esemed, sealhulgas siis kõik need asjad, mis ma enne ette lugesin. Ülekuulamisel tuvastasid kõik rünnakust eluga pääsenud, et jep, see on see vend, kes seal oli ja neid õudusasju tegi. Ja uurimise käigus selgus siis, et kinnipeetud 29-aastane Tokarevs oli vabadussõja ajal vabatahtlikuna astunud Läti armee jalaväepataljoni ridadesse ja osales siis punavõimu vastastes lahingutes ja oli mingi möllas seal onju. Ja seda perekonda ta tundis ja tundis neid alates 20. aastast, millal ta siis koos teiste enda selle pataljoni sõduritega sinna linna saabus. Onju. Ja 21. aasta septembris vabastati ta teenistusest, kuna ta oli varastanud pataljoni rahakassast üle 16 000 ja hiljem mõistis Läti sõjakohtu otsust talle siis aastapikkuse vangistuse Riia sõjavanglas. Ja pärast karistuse kandmist jätkas Tokarevs teenistust samas pataljonis, kuni ta siis ellu saadeti. Huvitav, et tagasi sai, aga okei. Ja oli see on veider ja, I know. Ja iga päeva... Mis me räägime, et Ukrainas sõdivad ka praegu ju vangid, nii et verevangid, nii et... Jep. Igapäevaelu veetis ta siis oma perekonna talus Atašiene vallas, kus tal oli veidi üle 5 hektari maad. Nii, aga tüüp siis ise ei eitanud üldse seda, et ta tappis 5 inimest, kuid väitis, et kuritegu ei toimunud omakasu eesmärgil. Et tema versioon juhtunust erines päris palju ohvrite tunnistustest. Väidetavalt oli siis Tokarevs kavatsenud abielluda nende Ašmatovite teise tütre Annaga. Ja tulevasele pruudile oli ta isegi maksnud 1700 raha. No see on tavapärane. Nii. Ja abieluplaanidest rääkisid ka mitmed Ašmaromite naabrid. Ja seal näiteks üks Andreis jutustas, et Tokarevs külastas neid seal regulaarselt ning teda peeti ühe tütre kosilaseks, kuid veebruarikuus ehk siis, mis on meil niisugune circa kuu enne seda, kui see kõik lahti läks seal, oli neiu ta siis ära tõrjunud.
ja kannatanu Irina selgitas, et Tokarevi külaskäigud ei olnud oodatud, kuid tema mõrvatud ema Maria ei suutnud sellele soovimatule külalisele seda kuidagi otse öelda. Ja sarnast infot kinnitasid siis ka teised kohaliku piirkonna elanikud. Ja Tokarevi enda sõnul toimus siis järgmisel külaskäigul ehk siis 12. märtsil õhtusöögilaua ääres vestlus, mille käigus Anna keeldus temaga abiellumast ja nimetas Kosilast lolliks, lisades, et leiab endale parema peika. Ja samuti ei soovinud ta tagasi anda varem saadud raha. Väidetavalt ründasid sel hetkel teda ootamatult siis Anna ja Jevdokia ja enesekaitseks lõid ta neid kirvega. No mis ikka on, kui sa õhtusöögilauas istud, siis sul on kirves nagu... Ei, ikka käe pärast. Jah, käe pärast, kohe. Äkki keegi hakkab ülisema midagi. No, never know. Ja hiljem tappis ja vigastas mees siis mitmeid teisi. Tokarevi väitel olid ründajad teda kägistanud ja peksnud. Kirve oli ta leidnud köögist ja toimunu ajal olnud ta siis äärmiselt ärritatud olnud. No ma jah... eeldaks ka, et ju ta rahulik ei olnud, kui ta seal kirvega kõiki neid. Ja alles 3 päeva pärast sündmusi siis tehti talle arstlik ülevaatus, mille käigus ei leidnud vanglaarst siis sellel mehel mitte mingisuguseid kehalisi vigastusi. Täitsa terve oli. Ja lisaks siis ta väitis, et pärast kaklust ei olnud ta perelt midagi võtnud ja tema juures siis leitub palveraamatud olevat enda sõnul ostnud natukene varem, aga see ei vastanud ka ilmselgelt tõele, ja kõik tunnistajad siis ja ka kaasatud valdkonna ekspert kinnitasid, et ei, et need raamatud kuulusid Asmarovitele, nagu siin ei ole küsimust. Vot nii, ja siis me oleme lõpu otsas juba, ma räägin nii kiiresti. Enda kohta küll ja sa teed küll ka neid sinule väga omaseid pause imelikes kohtades ja kus ma kogu aeg mõtlen, kas sa ootad, et ma reageeriksin? Ei. Nii, aga 24. aasta 1. veebruaril mõistis Läti sõjakohtu istung siis Daugavpilsis Tokarevi süüdi. Talle esitatud süüdistustes ning määras talle kõrgema karistuse, milleks oli siis surmanuhtlus poomise läbi. Süüdi mõistetud Rubetšnika mõrvar esitas kassatsioonikaaebuse, milles juhtis siis tähelepanu sellele, et tema süüdivust polevat nõuete kohaselt hinnatud. Ja sõjakohtu läbivaatuse järel leiti, et kaebusel ei ole alust, et kahtlusi Tokarevi süüdivuses ei ole ja seetõttu siis lükati igasugused vastuväited pidulikult tagasi. Ja oma armuandmispalve avalduses väitis mees siis, et kuriteo toimepanemise ajal langes ta justkui meelemärkuseta seisundisse. Ja siin on tsitaat siis mehelt. Tundmatud tumedad jõud olid mu endasse mässinud, olin kaotanud reaalsustaju ja panin mõrva toime olemata kurjategija. Palun jätta mind ellu, et saaksin oma patu eest kannatada ja palvetada. PTSD. Nii, ja siis riigipea Janis Šakstevist, ma arvan, et võis ta nimi olla, pidas neid argumente nagu mitte millekski ja lükkas Tokarevi armuandmispalvet tagasi. Nii et selle mehe surmanuhtlus viidi täide siis 24. aasta 7. aprillil Daugavpilsi kindluses. Vot sellised mõisalood olid meil siis täna. Mõisapidu. Mõisapidu. Üks on kirvega, teine on vitsaga ja... Valusad mõlemad. Üks ütleks, et üks natuke nagu hullem kui teine karva võrra. Poole karva. Aga meie läheme siit teatud seltskonnaga edasi boonusosasse, kus mina jätkan mõisa teemat, ma ei tea, millega Heidi meid üllatab. Ma ka ei tea veel. Ja veel on mõned saated jäänud enne meie suvepuhkust, ärge siis unustage, et meil on joonistus, ma ei tea, fänni kunstivõistlus käimas. Paneme kõige ägedama asja paneme T-särgile ja honoreerime ka ja teistest teeme ilusa digitaalse galerii, mida saate kõik imetleda. Ja juba suur aitäh kõigile, kes on kaasa löönud. Ja mis seal siis ikka?
kui seni, kuni kohtume jälle, püsige kõhedad.